Küllage maailma, kus kevadise linnulaulu asemel kuuled sa tänavatel kisklemist ja karjumist, kus Pärnumaa paradiisist on saanud porine põrgu. Maailma, kus Vargamäe talu peremehed ei kakle enam kraavi pärast, vaid selle pärast, kes kui palju kliimapagulasi mõjutab. Kas me tahame sellist maailma? Meie praegune ühiskonna mudel viib meid iseenda hävinguni. Teadlased on selle selgelt välja öelnud. Meie alles hakkame seda märkama. Peaminister räägib meile, kuidas see, kes istutab puu, tema elu on korda läinud. Käisin ka siis kolmapäeval puid istutamas. Ei kadunud põlevkivi kaevandused mitte kuhugi. Kustutasin toast tule ka, aga süstemaatiline raiskamine ei kadunud mitte kuhugi. On aeg, et me viime teaduse meie võimujuhtideni. Nüüd on aeg, kus meie asume tegutsema. Meie kliima! Kelle tulevik! Meie tulevik! Taastuvenergia surub! Põlevkivi vastu murub! Taastuvenergia surub! Põlevkivi vastu murub! Taastuvenergia surub! Põlevkivi vastu murub! Mida me tahame? Tulevikku! Mida me tahame? Tulevikku! Tegusid! Kes siin on selle poolt, et prügi peab sorteerima? Siis ütelge seda kõikidele, oma vanematele, sõpradele, lastele, töökaaslastele, õpetajatele, kõigile inimestele, keda te tänapäeval näete. Ja see ei ole enam okei, olla lihtsalt lahke ja lihtsalt sõbralik ja öelda, ole kallis, viska see koni prügikasti. Sa pead selle alati viskama prügikasti, sa ei või võtta iga päev uut kohvitoksi. Võtke ennast kokku, inimesed! Siin praegu, õhtusel tunnil, streigime Tartus olude sunnil. Möödub noori, möödub vanu. Mõtlevad peas, miks streikida tasub. Loomad liigid, neid on sadu. Miks küll ei anna me neile rahu? Tõuseb tublisti CO2, sest meeldib ta mõnele, kel loodusest kama 2. Kui jõuab 2030 kätte, kas alles siis võtame end kätte? Paraku on siis juba veidi hilja. Mul on öelda teile seda, et on vähemasti paar-kolm põhjust, miks ma täna siin teie ees olen. Üks on see sama plakat, mida te siin näete. Kas teile tundub, et see sõnum on mõistlik? Kas te arvate, et me tegime selle kliimamarsiks? Kahjuks ei. Me tegime Eesti rohelises liikumis selle plakati 15 aastat tagasi üheks kliimaaktsiooniks. Mõelge palun ennast korraks 15 aasta tagusesse aega. Mõnda poolt võib-olla isegi olemas selle ajal, teised olid võib-olla alles suhteliselt pisikesed. Tubli. Ühesõnaga 15 aastat tagasi me tegime Tallinnas ühe hiigelsuure demonstratsiooni ja nõudsime valitsuselt
aitab jamast, sõbrad, põlevkivivärk tuleb hakata koomale tõmbama ja kinni panema. Tolleks hetkeks oli tegelikult sama juttu juba umbes 15 aastat räägitud. See on tegelikult päris piinlik. Ja mul on väga kurb, et me ikka jälle peame selle plakatiga välja tulema, sest sama sõnumit levitama. See on tegelikult natuke veider. Kuidas leiti üldse see, et me peame ühe korra plasti ära keelustama, oli see, et inimesed käisid koristamas ja nad leidsid rannalt pidevalt ikka samu ühe korra plastlesemeid ja see info koguti kokku ja seda infot kasutati selleks, et veenda poliitikuid, et see asi tuleb ära teha. Nii et igasugused aktsioonid, mis me teeme, on olulised, kui me organiseerume priimijad poliitikuteni ja me peame lihtsalt seda tegema piisavalt kaua ja piisavalt veenvalt ja piisavalt kirglikult ja siis lõpuks see viib ka tulemusteni. Nii et mina olen ka väga uhke teie üle ja teie annate mulle iga päev lootust oma tööd teha. Aitäh! Kelle tulevik? Meie tulevik! Mida me tahame? Neutraalset Eestit! Ja ükskord me sellega saame. Aitäh teile kõigile, kes te tulid. Positiivset Eestit! Positiivset Eestit!